paneb Kuressaare palli mängu, jooksvalt mingis mõttes ka selgumas või eks see info tulemas. Musoliitini karistuslöök. Jõuab kasti välja ka, seal on pall korras lahtine ja tuleb löök. Ja jällegi Vukusic, nii et tundub, et mees on siin väravasoonel. Boronšikov. Ivanov, Orlov. Tuleb löök ja paneb nõmsalt napilt näpud vahele. Pall põrkab sinna korras värava katuselegi. No, peaaegu selline 3-3-le, 3-4-le võimalus nüüd. Orlov jätab sealt veel edasi Ivanovile, tuleb löök ja läheb natukene mööda või seal ja tundub ikka kaitsepuude oli. Ja post arvab ka, et kindlasti oli käsi. Nüüd tuleb löök Ivanovilt, päris hästi mängis see pall seal, viskas sellist vimkat ja krutti see tegi. Ka ilusti olemas erinevalt viimasest euromängust, kus ta siis viisat kätte ei saanud ja kohale ei saanud sõita. Aga siit väga soodsast olukorrast Kuressaarele võimalus, et see otsus on siin jah karistuslöök. Saitšukov, Jüri Soasti vastas ja duell seal. Pall jõuab aga kassi, kas tekib Kaljul löögi võimalus ka, Orlov lööb, mehi laskub sinna plokki, teisest lainest katse ja siit kolksatab see pall vastu latti. 53. minutil ja selline hea pehme löök siit tuli, küksutades on korralikult sisse löönud. Aga no siin pinge peal ka, siit aga Jüri Soolt äkki tuleb uus võimalus. Lööb siit madalalt, Berkis mis postis olemas ja kohe see jätkupolli püüab ka üles. Kuressaare ja Kalju lepivad siin täna 0-0 viiki. Kaljule kindlasti suureks pettumuseks, et ei suudetud Premium Liiga 9. meeskonna. Jüri Soo 0-0 viik täna Kaljuga, vist on hea tulemus? Jah, pigem on hea, et teadsime, et Kaljul on raske, neil on just Euroopa mäng all ja on Euroopa mäng tulemas ka, et teadsime, et neil on raske, tegime korraliku nädala ja praegu on punkte väga vaja, ma arvan 0-0 on väga tulemas meile. Räägi sellest korralikust nädalast. Eelmisel nädalal, kui selle keerulise mängu Nõmmeritiga pidasid, ütles Karlomet Nõmm, et peate korralikult rääkima. Räägi, mida te kokkuvõttes ära rääkisite ja mis te siis kokkuvõttes ka trennis tegite? Kohe pärast mängu rääkisime riietusruumis. Saime aru, et oli valus tulemus, aga tegelikult see oli kõikide asja kokku tuleks selles mõttes, et me ei treeninud hästi ja oli siuke võib-olla mitte 100% treenisime äkki mingi 80. Ja ma arvan, see oligi lihtsalt lihtne asi juurde panna, mingid väiksed asjad juurde panna trennis ja juba tuleb nagu. No tänasest mängust sina tegelikult väga hästi paistsid silma seal ääre peal, tegid, miks seda väravat ära ei tulnud? Ma ei tea, peab järgi vaatama. Mulle tundus, et praegu natuke mängus, et ma jäin natuke palliga tiksuma, 2-3 korda oleks võinud ühe puutega ära lüüa ja võib-olla natukene rohkem mängule keskenduma ka. Ma siin natukene kohtunikuga ajasin juttu ja ajasin natuke marrumid, aga ei saa selleks asja pärast keskendust ära lasta ja pean keskenduma mängule ja ma arvan, et peab lihtsalt ise natuke peeglisse vaatama. Aga vist gramm olulisem see, et ikkagi nullimäng taga ja see viigipunkt, et selles mõttes meeskondlikult, ma arvan, see ikkagi annab sellist sütitab juurde, et peate keskenduma õigetele asjadele treenima 100-ga ja küll tuleb. Ja kindlasti, et nullimänge, mis meil oli ainult üks hooaegist enne seda mängu, nüüd sul teine ka, et punkt on meil nullimänge on väga vaja ja lihtne reegel, et kui null on taga ja siis on alati võimalus võita. Aitäh sulle, Taavi, palju teile! 0-0 viik täna kindlasti vist ei ole see, mille järgi tulite? Ei ole. Miks mäng täna selliseks sai? Ma arvan, et natukene uimaselt alustasime kõigepealt, vähemalt nii tundus mängu ajal. Ei liigutanud palli piisavalt kiiresti kontrastiks siis teise poole lõpule, et liiga hilja hakkasime sellist survet peale panema, mis me lõpus üritasime teha, et kui see oleks varem alanud, siis tõenäoliselt Kuressaare võime arvata, et ei oleks samamoodi kestnud praegu, nad kestsid tublisti kaitses ära, aga rohkem põhjused ma ei oskagi välja tuua, et see analüüs tuleb, ma arvan, veidi põhjalikum teha, aga ma ei tea, kas tahamegi seda analüüsi teha, võib-olla unustame kiirelt ja valmistume juba järgmiseks tähtsaks mänguks, et see ei ole see emotsioon, millega edasi minna kahjuks, jah. Oli seda reisimist ja seda Euroopat ka kuidagi natukene jalgades või natuke isegi peas? Mitte natukene, et ikka oli palju, aga
aga selles mõttes, no mis me siis teeme, et sport ongi ju nii välja mõeldud, et tippsatsid mängivad, ma ei tea, hooaja jooksul mingi 60 mängu vähemalt, et kui ma siin peast ütlen, et vähem see kindlasti ei ole, et mis me siis, kui me tahame kunagi unistada sinna jõudmisest, mis me siis, kuidas me saame nuriseda mingi 40 mängu üle või seal reisitakse kogu aeg tipptasemel, et selles suhtes, kui see oli täna Kuressaare eelis, siis tubli, et nad sellest kinni võtsid ja kurati peame peeglisse vaatama ise. Kas tunned ise ka, et meeskonna kuidagi fookus selle Euroopa pärast, on seda kuidagi fookust nagu keeruline sättida ka, et Euroopast liigas uuesti Euroopale, kuidas see kuidagi tiimi sees tundub? Ja ilmselt keerulisem kui lihtsalt ühte liigat mängida, aga seda me ju tahamegi, et peab hakkama saama, et see ongi tegelikult, ma arvan, hea mõnus sportlik challenge, et vähemalt ei tahakski ju tegelikult. No mida siit tänasest mängust sinna Shelbourne'i mängu kaasa võtta või võib-olla tuleb vist natuke igal pool juurde panna? Tänasest ei võtaks midagi kaasa, et võib-olla mängime paremini ikkagi Euroopas, teeme nii. Teeme nii.